No tere taas, sõbrad! Täna brother from another mother, Marko, teeme korraliku püügipäeva. Mul päeva. Ja täna läheme trofeekala püüdma. Trofeekala. Nii et jah. Kell on vara. Kell on 5:20 hommikul. Kell 4 oli äratus. Ja mis veel? Õues on mingi hetkel vist mingi, ma ei tea, 4-5 kraadi sooja. Eile sadas terve päev, terve öö põhimõtteliselt vihma. Täna on väga märg. Ei kujuta ette, mis seisus see jõgi olla võib. Kas on vihm väga nii-öelda sogaseks selle vee peksnud või mitte, aga eks me varsti jõuame jõe äärde kohale ja no, siin on täiega vesine juba, et eks me varsti jõuame kohale ja vaatame, aga ma ei tea, ma tahaks uskuda, et peale vihma kala võtab hästi. Lootma peab. Midagi. Just, nii et okei. Näeme juba jõe ääres, kui me seal 50 kaladega toimetame ja meil on esimene landi päästmise operatsioon. Veetase on ikka megalt tõusnud. Ma ei ole siin nii sügavat ja mudast vett veel näinud, et ütleme nii, et ausalt öeldes siis usku ei ole üldse. No nii kinni. Me oleme kuradi 2 minutit püüdnud, see vennal usku null. Ei, aga selles suhtes ma üldse ei muretse. See vennaga kalale siis. Aga kohe hakkab päike paistma, läheb mõnusamaks. Aga usku on null. Ühesõnaga teine, seekord ei ole lant kinni, seekord on liich kinni, aga nii. Mul kaob jah, mul ei lähe jälle kuskile. No siis on nagu veits sketši see värk. Siin on nagu see, kus sa edasi lähed, on veel sügavam kusjuures. Ei, seal on ka sügav. Keri täitsa sisse jälle. No ma näen, see on ma ei taha täitsa sisse kerida. Olgu, ma lasen sul võtta. Ei, ta ei tule rohkem, see oli konflikt. Meil oli esimene võtt selles kohvises vees. Kala magas, aga nii. Liiga vara oli. Ja. Mis tunne on, kui kala võtab, See oli nii väike seda. Aga kus on väikseid? Seal on ka suuri. Nii et jah, me oleme mingi... Mis sa ütlesid? 5:30 hakkasime. Sa ütlesid, et kell on 6:30 või? No siis me olemegi tunnike püüdnud. No nii. Mine pekki. No 45. Päriselt oli. Väga ilus kala oli. Tõesti oli ilus kala. Mis asi see on? Mis asi? Ära lase seda. See on 50. Läks. Need on otsas veel, aga sinna puu taha. Mul oli seda polnud. Sidudest rõi. Opa, tuli välja. Opa, mine pekki, kui suur see on. Mis nüüd? Kuidas ta niimoodi on? Ma ei tea. Ta rulli vist ümber. Täitsa lõpp, kui suur kala. Täitsa lõpp, kui suur kala. Oi, kui kena kala. Vilmid või? Jaa. Oot. Mis asi, kui suur ta on? Oota. Täitsa lõpp.
täiesti lõpp. Viska kaldas. Mis asi see on? Näed seda või? Appikene. Mida asja? Mis poksuke. Wow. Ja saad sa aru? Ma lasin sinna täiesti alla. Läsid jah? See tuleb koju kaasa. Oh my god. Tal on jah, silm on vaata seal. Mine, käib või? Jah. Jesus Christ, kui ma vaatasin. Kas... Saad sa aru, mul oli sidur liiga nõrk raid. Täitsa lõpp. Täiesti lõpp, kui suur kala see on. Ma viskan kohe mõõdulindi peale. Jummalauda küll. Ma ei sisa siit välja. Kui suur kala see on? Ma ei ole ammu nii suurt kala näinud. See on julm pontsik. Mis ta siin kõhus on? Filmi korra. Ma ei tea. Sul on käed nii sitad. Mul on käed nii. Vaatan, äkki siin poolt. See on midagi ebareaalset. Mis siin? Kui suur kala see on? Ma mõõdan ise. Mõõda ise, jah? Mõõda ise oma kala. Ma vajan kuskil. Parema kala. Seal oli hea ju tegelikult. Seal oli hea. No, nii, vaadake seda kala. Allapoole pane. Teeme siuksed. Nii, ja kohe vaatame mõõdud ka siis. Ei ole nii hull. Mis ta on siis? 48. On või? 48. 48 aga ta on jõhker paks, jah. Tundus nagu nii palju 48 sendine. Ma arvasin, et see on see rekord, aga see kaalu poolest võib olla su rekord või? Kaalu pole või? Anna, on küll kaalu, me kaalume ära ka kindlasti selle ka. Ma ei usaldasin, ma pean uuesti korra. Okei, tegelikult kui ma korraks enne viskasin, siis ma vaatasin ka, et 0 on siin. Jah, 48, jah. Ütle palju on. 1,3 täpselt. Täpselt 1,3 või? Täpselt 1,3. Jah. Kurat, muu see kala oli ka. On jah, 1,3. Ma ei tea, kas ta rohkem ei näitagi või? Ikka, jah. Jah, täpselt 1,3 kilo. Teeme portreega igast pidi. Nii, pano, jah. See käib või? Ei käi? Käib ikka. Nii, aga nüüd läheme siis järgmisele lõigule ja näed, uskumatu, aga jah, Markol õnnestus 48 sentimeetrine ja 1,3 kilo jõekas saada. Ma veel lubasin maad ja ilmad kokku, et... No see olid esimese 10 minutit, ma lootust nii kaotanud. Esimene 10 minutit, kui ma seda vett nägin ja seda jõe seisu, siis ma ütlesin, et no siit on küll täna võimatu kala vist saada. Aga näed, ära tuli. Rahulikult, alla voolu, risu alla landi. Jah, ja nüüd siis kõnnimegi järgmisele jõele ja natukene on matkamist ja tavaiks, näeme juba jõe ääres. Nii, meil on väike pissipaus ja snäkipaus ja joogipaus ja tõenäoliselt veel vaatame natukene edasi ja siis vist hakkame ikkagi tagasi minema, et väga palju nüüd pikalt seda lõiku, seda jõge nagu siit ei avasta, et lihtsalt sellepärast, et on keskpäev, vahepeal on päike, lagi pähe, vähe risu. Kaldaalused on muidugi ilusad, aga ja kõva tuul on ka jah, et kuigi see jahutab pigem. Aga ühesõnaga jah, et selles suhtes ilus kala on olemas, lähme õhtul jällegist Marko vanemate juurde, lükkame grilli peale, teeme sauna, nii et päev on juba nagu korda läinud ja siuke. Ja nagu ikka, meile meeldib ju vabas looduses, vabas õhus jalutada. Nii et mis sa veel tahad?
suurt kala. Mina olen nulli peal täna veel. Markol on üks realiseeritud ja no milline kala. See oli nii imar. See oli nagu korvpall, tead, et sellega oleks saanud kuradi kossu mängida. Aga olgu, teeme väiksed... Marko, tule, söö vorsti. Teeme väikse söögivausi ja natukene lähme veel edasi ja siis ilm on küll mõnus. Ma olen liiga üle riietatud, aga suva. Et mõlemad laseme praegu liitsidega. Nädala sees siis Marko käis siis Jüri Laueri juures, jah, ma arvan, et mingid kogenud jõekamehed kindlasti teavad, et ühesõnaga vastik tuul on. Aga Jüri Lauer, selline meesterahvas siis, kes teeb neid, seob ise neid liitse ja asju ja kes tahab ka omale liitse, siis toetage vanahärrat. Facebookist leiab teda Jüri Lauer nime all. Nii et, aga loodame nendega ka täna kala saada, mis me siin muidu reklaamime. Et, aga ei, muidu on ägedad. Nüüd laksimegi siin sellega edasi. Karukäpa jälge. On või? Ei teada. Karukäpa jälge. Tulime seekord 3. jõele nüüd täna. Ja... ei võtnud seljakotti. Ei võtnud, jah? Näed, võta. Ja ilus siuke 25-30 vist isegi. See on jumala kena kala ju. Jumala lõhub. Kuule, lõpeta ära. Väga ilus kala. Selle väikese striimi kohta väga kena kala. Kuule, Jüri Laueri liitsid ka toimivad. Väga hästi toimivad. Jumala lõhub ju. Siuke vennike. Väga äge. Täitsa lõpp, kuule. Jumala jõulised ju. Nii, Markol jälle. Ei, ma korra viskaks niimoodi. Ma võin aidata sind. Kuule, see võib täitsa mõõdukala olla, Jõhker. Kuule. Oi, tal on jumala palju jõudu. Peab ära väsitama kuidagi. Mega ilusad värvid. Nüüd on see koht, kus oleks kahva vaja lihtsalt. Kuule, väga kena kala. Aga tundub, et ilusti on liits kurgus. Ja. Jumala jõulised vennad. Nii. Tundub jah, et nüüd väsib. Teeme käe märjaks. Kuule, see võib täitsa mõõdus olla, jah? Ilusti liits kurgus, jah? Nii. Korra vaatame. Näed, niimoodi siit. Ütleme nii, et 35-36. Siuke umbes täpselt mõõdus. Ilus kala. Väga kena kala. Näed, läks. Kuule. Tuleb, näed. Väga hästi. Tundub, et tõin sind õigesse kohta või? Meie läheme kastame ennast jõkke, aga vaata korra seda pilti, mis me selle ilusa kalaga tegime, et väga maitsev sai. Et ma panen descriptionisse selle siis nii-öelda retsepti ka, et väga soovitan, väga maitsev oli, nii et super. Aga nüüd lähme kastame ennast sisse ja lõpetame selle video korralikult ära. Aeg on teha siis tänasest päevast kokkuvõte. Külm on sul või? Mina jäin nulli peale. Üks võtt oli, läks otsast ära. Ja üks järgujumine ja see oli minu puhul täna vist kõik. Marko, kuidas sul oli? No mul tuli kokku äkki mingi 5 kaldale või 4 kaldale. Ja 48, 1,3 kilo. Pole 2 aastat juba sukest kala saanud, et päris vägev oli allavoolu.
kaugelt, siuke tuleb otsa. nii et jah. Ehmatas ära ikka korralikult juba. Ja väga hästi Marko viskas ja kannatlikult ootas. Tundub, et sa tahad kiiresti seda outret teha, sest et sul on külm vist. Aga ühesõnaga jaa, mina jäin nullile. Ma ei tea, kas ma homme lähen kalale, see oleks mul 4. päev järjest kalal. Ma mõtlen selle üle tõsiselt järgi, võib-olla puhkan, võib-olla monteerin videosid, sest väga palju on videosid vaja veel kokku monteerida. Igatahes jah, et lõpuks läksime veel 3. jõele ka, kus Marko siis liitsiga sai tõmmatud ja ka täitsa mõõdupiiri peal kala, nii et vägev. Pilt läks eest ära. Jaa, aga tegelikult filmib. Kuule, aga hea töö tänas. Miks sa värised siin juba? Ei, aga ma pole nii kaua olnudki mees. Ei ole. Ikka contenti nimel, vaata. Aga jah, nii, ühesõnaga. Kui sulle see video meeldis... Oba, plätu panime. Kui sulle see video meeldis, pane like, pane subscribe ja näeme järgmises videos. Tšau, paka! Marko. Tšau!